1-2. Haljala kool. Mälestusmärgid 2, ausambad 2. See nagu ei ole nagu hukkunute kohta, vaid Haljala on siin, jah. Kirik on see. Vallavalitsus on üle tee. Haljala asub täpselt siit Rakverest 11 kilomeetrit põhja poole, ehk siin Võsu on natuke rohkem. Siin on juba kogenud. Võsul lubas olema 26 ja Käsku on 31 siit. Aga Rakveres on siit lõuna poole on Rakvere asub 11 kilomeetrit. Hi, my name is Toomas Arge. Today is June, yes, 21, 2018. This is Lääne-Viru County, Estonia, Haljala town, little town at Rakvere 11 kilometers to the north. And Haljala school was that, and I see skulptor Mati Karmin. 2012 on pandud siin, päris suht uus, 2012, this Potsdamer, ja siis ma eesti keeles natukene. 1684 alustas Bengt Gottfried Froselius Tartus õpetajate koolitamist. 1686. aastal ehk 2 aastat hiljem läksid õpetatud koolmeistrid rahvale eestikeelset kirjatarkust jagama. 1684 hakati alles õpetama eesti keelt alles. Nagu ametlikult. Ennem oli nagu kodune see keel mingisugune igas nagu piirkonnas oma murrak ja nii edasi tagasi ja siis kirjakeelt nagu ei olnudki nii levinud eesti keelena. Kasutati taani ja saksa ikke all oldi. Nii. Kirjatarkust just, et kirjakeelt. 1687 ehk siis aasta hiljem rajati Haljalas vanim tegutsev rahvakool Virumaal pühendatud kõikidele Eesti õpetajatele läbi aegade. Armastus, vaimsus, pühendamus. Vot nii. In English too. Estonian language is this, yes, of course, very old, but write it can only few. And what time is first? 1684. Bengt Gottfried Froselius started training teachers in Tartu. 1686, the first trained teachers began to teach Estonian literature. And next year, 1680, wait a second, where is that? 7, the oldest working folk school in Virumaa was founded in Haljala. This place, Haljala. Dedicated all the Estonian teachers throughout the history. Ja, nii. Võite, et siin... see on niuke. Okay.